meie EKRE Saaremaa ringkonna üritustel juba õige mitmel korral aastas. Tere tulemast ka Martinile, Mardile ja Helle-Moonikale. Meil on see tava olnud ära kuulata meie Riigikogu liikmeid ja meie tähelepanu ongi enamasti ju suunatud sellele, mis riigis toimub, sest kogu riiklik meedia kajastab seda. Ja lisaks on meil siis ka kohalikud omavalitsused. Nii et EKRE Saaremaa ringkond, Saaremaa vald, meil on tegelikult siin 2 eraldi omavalitsust, Saaremaa ja Muhu, kus EKRE on volikogus esindatud, ja on ka Ruhnu vald, kus me näeme, et on peamiselt ainult valimisliidud seni ja EKRE esindust kahjuks veel ei ole. Aga siis suures Saaremaa vallas viimaste kohalike omavalitsuste valimiste järel õnnestus siis EKRE-l saada volikogus 4 kohta ja vähemalt alguses võeti mind siis ka volikogu esimehe ametisse, mis oli väga väärikas pakkumine ja tõepoolest seda ametit ma siis 3 kuud sain ka pidada. Aga meie koalitsioonipartnerid Isamaast ja Keskerakonnast arvasid üsna algusest peale, et kui ma nende sõna ei kuula, siis nad võtavad Reformierakonna minu asemele. Ja meid EKRE-na nad eriti punti võtta ei tahtnud, sest võrdse kohtlemise korral oleks meil olnud keegi EKRE esindajaga vallavalitsuse koosseisus, seda meile alguses ei võimaldatud, et see asi nüüd hästi selgeks rääkida, mis toimus. Siis me leppisime kokku, et seda saab teha natukene hiljem, siis kui on vaja vaadata vallavalitsuse struktuuri korraldust ja nüüd seda ju tehtigi. Lisati 1 abivallavanema ametikoht, seda lubatigi meile, aga anti Reformierakonnale. Et selline juhus oli, küllap te olete seda kõike näinud, küllap te olete jälginud ka Saarte Hääle vahendusel kõiki neid artikleid, mis selle protsessi kohta on kirjutatud. Ja paistab, et see ei ole veel vaibunud, ka eile ja täna meie senised koalitsioonipartnerid õigustavad ennast siis oma tegu, miks nad siis Reformierakonna valisid. Ja kahjuks kõik see, mida nad räägivad, ei ole alati tõde. Aga inimesed